Nii, tere hommikust. Suht jälle üllatuslikult uus matk, käes on 26. detsember ja oleme oma Penijõe Kauksi matkatee äkki 7. etapil, mis siis plaanipäraselt algab Porkkunist ja lõpeb Roelas. Jah, plaanis on 30 kilomeetrit ja me oleme täna päris suure seltskonna siin kokku saanud. Peaaegu matkaklubi täies koosseisus. Meiega on siis Tiina, Albert, Ave, Kadri ja Siim. Hardot ei ole. Jah, mina ja Argo nagu oleme ikka olnud. Ja ilm on väga ilus. Kahjuks küll lund ei ole. Lumi oli meil üleeile korraks, aga on väga ilus päike. Et võib-olla te ei usu, aga praegu on 26. detsember. Detsembri ainukene päikse päev. On meid siis õnnistanud siin matkal. No nii, mis lund on? Kas keegi tahab midagi öelda? Tiina minust tahtis. Kõik hästi. Ja. Tiina ja Albert on see esimest korda siin kaamera ja see on veel natuke häbelikud, ega ma arvan, et nende kilomeetrite käigus muutub, et kui praegu ei saa sõna lahti, siis pärast ei saa pidama. Ei saa pidama. Võib-olla see lõpuvideo tulebki mingi tunnile seekord. Albert ja Tiina kahekesi kaamera ees. Albert on natuke noor. Et on millest rääkida. Aga okei, me siis liigume edasi ja näeme rajal.
Ma vaatan kamerat. Vaata, häält ei tule. Raketibaasi lõkkekoht. Ja olemegi jõudnud raketibaasi lõkkekohta. Meil on käidud 10 kilomeetrit. Väga toredasti on olnud, ilm on tore. Sööme, vaatasime natuke angaare, istume natuke veel. Vast ikka vedasime. Kõigil energiat laes, tore olla. Umbes kolmandik on käidud. Jah, 30 kokku. Oleme jõudnud siia, et jagada teiega ühte väga lahedat ja rõõmsat uudist. Nimelt oleme nüüdseks läbinud siis oma Penije Kauksi matkateelt pool. Nii et 307 kilomeetrit käidud ja 307 kilomeetrit veel. No. Jip, jip, Kas keegi tahab öelda, mis on kõige meeldejääv seik olnud siin poole matka tee peal? Kogu selle poole matka tee peal, mis saad teinud? Päris palju jääda nüüd. Jah, inimeste vahel. Inimeste vahel on jah. Ja ära võtta. Ega on lahe olnud, on olnud lihtsamaid kohti, on olnud raskemaid kohti, aga ma arvan, et teine pool on võib-olla see isegi, mida me oleme rohkem oodanud seda Ida-Virumaa poolt, et varsti oleme siis seal. See Oriloidu jääd. Siis olekski vesi põrves olnud.
Et siis see oli Libavere-Kadila raketibaasi üks siis kahest suuremast sellest alast, sellelt tuumarakettide hoidlast. See kuulus Rakvere raketipolgu alla. Selfie tegema siin. Me juba tegime aeg. Väga ilus, väga Me ilus. tegime aeg. Kuidas värsked emotsioonid? Pärast eksimist või? Õnnestus peaaegu sirgata kergliiklust. Jaa, me leidsime ilusti valgustatud sirge ja sileda, mitte mägedega kergliiklustee. Ja siis teid käsutati tagasi. Ja siis Arvo tuli meile järgi ja tõi tagasi. Mägedesse tagasi. Tagasi mäest ülest, kus me olime just alla läinud. Esimese maja juures juba pühkisid jalgu ukse taga. Siia poole. Aga ma arvan, et ma hakkab kohe metsast välja jõudma õnneks. Küll me pärast rõõmustame selle laevast. Ja ongi kõik tehtud. Kõik läks meil natuke üle 10 tunni. 10 tundi ja 1,5 minutit ja 34,6 kilomeetrit. Nagu niuhti, täpselt nagu plaanisime, 34,6 kilomeetrit. See me tegime ära. Et väga lõbusalt. Ja lõpp oli kiire ja korralik. Veel. Metsa rada pimedas oli päris karm, jah? Eriti Roela lõpp oli äge, vist sattusime Roela suusarajale. Jõudsime läbikuivatusjaama juurde siis suusaradadele, Kohalikud alpid olid, andsid tunde. kus oli allaminekuid, ülesminekuid. Ühe tõusu nimi oli Taevatõus. Tüdrukud tahtsid petta. Ühe tõusu vahel jätta. 2 tükki läksid jah, natukene hakkasid kodu poole minema. Mäest alla minema. Ma sain minna kätte õnneks. Aga väga lahe talvine jõulumatk. Lund ei olnud, aga oli ilust päikest palju teha, nii et väga lahe. Tore, et kõik tulid. Nii mõnigi tuleb teinekord veel. Väga hea, et nii suur seltskond kokku Ja tuli. oleme siin Roela Krossi poe ees, kus me siis järgmine kord jälle jätkame. Ta filmib edasi, lihtsalt on selline. Aga tänud vaatamast ja näeme jälle. Tšau! Narkar püüdis kulka kätte, nagu ikka, 3 soovi ja nii. Ja siis Narkar ütles, et kuule, see on nii, et mul oleksid niisugused hästi suured kõrvad nagu elevantil, niisugused plaks kõrvad olemas. Mõtleb, mis teine soov on. Aga teisest mul oleks niisugused nagu kihvad ka suus, nii suured kihvad. Plaks saigi kihvad. Kulka alati mõtlen nüüd hoolega, et see on viimane soov, mõtlen ise tagasi. Siis Narkar mõtles, et ma olen siis juba lont ka. Sai laks londiga, lasi kala lahti, kala juba ujus minema ja siis keeras otsa ringi ja tagasi. Küsid, kurat, miks sa niisuguseid asju tahtsid, et tavaliselt inimesed küsivad maja ja raha ja naist ja
ärkasid, et oleks saanud või? Kui mina alles noor veel olin, lapsepõlves mängisin.